Esimest korda kuulsin seda lugu 2004. aastal Berliinis ühelt Keenia näitlejalt, kelle nimi on Peter Mudamba Mudamba. Olime noored teatritegijad 21 riigist ja jutustasime terve öö üksteisele muinasjutte, legende ja müüte. Mina olin tollal vaimustatud Aasia päritolu lühikestest mõistujuttudest, aga Peter Mudamba jutt kestis priskelt üle 2 tunni, sest kõik tegelaskujud tuli tal väga ekspressiivselt välja mängida ja see professionaalne asjaarmastajate stiilis jutustamine jäi mulle sügavalt meeltesse. Naine, pime ja kurat. Vanad naised ja tuumad kauplevad hästi, aga nendega elada on võimatu. Kui nad on kuivetunud, on nende nahk justkui parkunud ja nende südamed on veretud. Kui nad on paisunud paksuks, siis nende rasv haiseb ja nende pead on täis mürki. Nende juuksed on rasvased ja valged, neist ei saa enam lõnga, vaid köie, millega end üles puua. Nende rinnad on tühjad ja pikalt ripakil, sest nende lapsed on välja imenud kõik hea, mis seal oli. Isegi kurat, iblis, ei oska neist üle olla. Vot sellest hakkangi ma praegu kõnelema. Matasumaal elas kord mees, kes ei näinud. Üks makafoo, pime. Ta tuli linna. Varsti kohtas ta ühte vana naist, kelle eluase oli linnamüüri lähedal. Makafoo kõndis tänaval. Vana naine nägi, et mees on pime. Vana naine ütles, näe, küll on hea. Vana naine läks makafoo juurde ja ütles, sa oled pime. Pimedale teeb igaüks head. Allah on mulle armuline, kui ma su enda juurde võtan. Tule minu katuse alla. Makafoo ütles, hästi, ma tulen sinu katuse alla. Mul pole muud kui see korv. Vana naine ütles, tule, sa saad omale terve toa. Vana naine juhatas makafoo tema tuppa. Makafoo ütles vanale naisele, ma lähen nüüd välja, et midagi teenida. Minu korvist leiad sa kana. Kas sa saad kana välja võtta, tema eest hoolitseda? Ja vaata, kas ta on munenud. Vana naine ütles, ma teen seda. Allah on mulle armuline, kui ma teie eest hoolitsen, sinu ja sinu kana eest. Vana naine võttis kana. Makafoo läks välja. Kohe, kui pime oli lahkunud, lõi vanaid kana maha ja valmistas sellest maitsva roa ja sõi kana ära. Olles terve päeva turul veetnud, jõudis Makafoo õhtul vana naise juurde. Makafoo küsis, kuidas läheb mu kanal? Vana naine vastas, see kana, õnnetu kana, mu Makafoo. Masurru, šaakal, sai su kana kätte ja sõida ära. Pime ütles, Allah aitab mind ja mu kana. Järgmisel päeval tõusis pime vara. Ta ütles vanale naisele, ma lähen nüüd kohe välja ja püüan midagi teenida. Vana naine ütles, tee nii, mu Makafoo. Pimedale annab igaüks meelsasti. Mine ja sulle antakse külluses. Pime läks välja.
Pime läks läbi linna. Pime kohtas ühte rikast meest. Rikas mees oli oma teenritel lasknud kohale tuua kõik kitsed, et ta saaks neid üle vaadata. Rikas mees vaatas oma karja üle ja nägi, et kõik kitsed olid terved. Siis nägi rikas mees pimedat. Rikas mees andis pimedale ühe kitse ja ütles: võta see kits. Allah tasub minu hea teo. Makafoo võttis kitse ja läks kodu poole. Makafoo jõudis kitsega koju ja ütles vanale naisele: kas sa saad võtta minu kitse ja tema eest hoolitseda? Vana naine ütles: ma teen seda. Allah on mulle armuline, kui ma teie eest hoolitsen sinu ja su kitse eest. Vana naine võttis kitse. Pime läks uuesti välja. Kui pime oli ära läinud, võttis vana naine kitse ja viis ta lihuniku juurde. Lihunik tappis looma, nülgis naha ja müüs liha ära. Õhtul tuli Makafoo vana naise juurde tagasi. Pime küsis vanalt naiselt: kuidas läheb mu kitsel? Vana naine vastas: see kits, õnnetu kits. Mu Makafoo, kurra, hüään, sai su kitse kätte ja rebis ta lõhki. Pime ütles: Allah aitab mind ja mu kitse. Järgmisel päeval tõusis pime vara. Makafoo ütles vanale naisele: ma lähen nüüd kohe välja ja püüan midagi teenida. Vana naine ütles: tee nii, mu Makafoo. Pimedale annab igaüks meelsasti. Mine ja sulle antakse külluses. Pime läks välja. Pime läks läbi linna. Pime kohtas üht madukuud. Madukuu oli tulnud linna suure eeslikaravaniga. Madukuu oli kõik ära müünud, ta oli rikas. Madukuu luges parajasti kokku seda, mida ta oli teeninud. Madukuu nägi pimedat. Madukuu võttis ühe eesli, andis selle pimedale ja ütles: võta see eesel. Allah tasub minu hea teo. Makafoo võttis eesli ja läks kodu poole. Makafoo jõudis eesliga koju ja ütles vanale naisele: kas sa saad võtta minu eesli ja eesli eest hoolitseda? Vana naine ütles: ma teen seda. Allah on mulle armuline, kui ma teie eest hoolitsen sinu ja su eesli eest. Vana naine võttis eesli. Pime läks uuesti välja. Kui pime oli ära läinud, võttis vanaeit eesli ja viis ta Sassongale. Sassongal hüüdis ta: on siin keegi, kes tahaks osta head eeslit? Tuldigi eeslit vaatama. Üks mees ostis eesli ära. Vanaeit võttis raha ja läks koju. Õhtul tuli Makafoo vana naise juurde. Pime küsis vanalt naiselt: kuidas läheb mu eeslil? Vana naine vastas: see eesel. Eesel. Õnnetu eesel. Ma andsin talle süüa. Ma andsin talle vist liiga palju süüa. Eesel sai väga tugevaks. Ta tõmbas köie katki ja jooksis minema. Makafoo ütles: siis lähen ma uuesti välja eeslit otsima. Vana naine ütles: mu vaene Makafoo, mõtle, sa oled ju pime. Mina ajasin eeslit kaua taga. Mina, kes ma näen, eeslit üles ei leidnud. Kuidas siis sina, Makafoo, võiksid eesli üles leida? Pime ütles: sul on õigus. Ma olen pime, aga Allah aitab mind ja mu eeslit. Järgmisel päeval tõusis pime vara. Ta ütles vanale naisele: ma lähen nüüd kohe välja ja püüan midagi teenida. Vana naine ütles: tee nii, mu Makafoo, pimedale annab igaüks meelsasti. Mine ja sulle antakse külluses.
Pime läks välja. Pime läks läbi linna. Pime kohtas Kaladimaad. Kaladimaa esimene naine oli just sünnitanud. See oli Kaladimaa esimene poeg. Kõik tulid Kaladimaale õnne soovima. Siis nägi Kaladimaa pimedat ja ütles: tooge mulle üks hobune. Hobune toodi Kaladimaa juurde. Kaladimaa ütles: andke see hobune pimedale. See on talle kingituseks. Allah tasub minu hea teo. Makafoo võttis hobuse ja läks kodu poole. Makafoo jõudis hobusega koju ja ütles vanale naisele: kas sa saad võtta minu hobuse? Kas sa saad mu hobuse kinni siduda ja tema eest hoolitseda? Vana naine ütles: ma teen seda. Allah on mulle armuline, kui ma teie eest hoolitsen, sinu ja su hobuse eest. Vana naine võttis hobuse. Pime läks uuesti välja. Vanaeit võttis hobuse ja viis ta Serki Kassuaale. Vanaeit ütles Serki Kassuaale: vaata, kui hea hobune. Üks muulane palus, et ma ta maha müüksin. Serki Kassua vaatas hobust. Vanaeit ütles: näed, hobune on tugev. Serki Kassua vaatas hobust. Serki Kassua ostis hobuse ära. Vanaeit palus appi 2 meest, et raha koju kanda. Õhtul tuli Makafoo uuesti vana naise juurde. Pime küsis vanalt naiselt: kuidas läheb mu hobusel? Vana naine vastas: tasa, ära räägi nii valjult, muidu nad kuulevad. Pime ütles: aga ma küsisin kõigest, kuidas läheb mu hobusel. Mis on mu hobusega juhtunud? Vana naine ütles: tasa, ütlen ma tasa, muidu nad kuulevad sind. Üks linna aukandja läks mööda. Aukandja nägi hobust. Aukandja ütles: see hobune meeldib mulle. Aukandja viis hobuse endaga kaasa. Pime ütles: ma lähen nüüd kohe aukandja juurde, et küsida, mis on saanud mu hobusest, kelle Kaladimaa mulle andis. Vana naine ütles: mu vaene Makafoo, mõtle, sa oled ju pime. Mõtle, see on ju linna aukandja. Kui sa ta üles leiad, pöörab ta olukorra kindlasti oma kasuks. Pime ütles: sul on õigus, ma olen pime, aga Allah aitab mind ja mu hobust. Järgmisel päeval tõusis pime vara. Ta ütles vanale naisele: ma lähen nüüd kohe välja ja püüan midagi teenida. Vana naine ütles: tee nii, mu Makafoo. Pimedale annab igaüks meelsasti. Mine ja sulle antakse külluses. Pime läks välja. Pime läks läbi turu. Pime jätkas oma teed. Talle tulid vastu ratsanikud ja jalamehed. Talle tuli vastu Jerimaa oma sõjarüüs ratsanike saatel. Jerimaa tuli sõjast. Jerimaa oli vallutanud ühe linna ja võtnud sõjasaagiks kariloomi, hobuseid ja kaameleid. Jerimaa nägi pimedat. Jerimaa andis ühele oma meestest märku ja ütles: too siia üks neist headest kaamelitest, mis me sõjasaagiks saime. Talle toodi väga ilus kaamel. Jerimaa andis kaameli Makafoole ja ütles: võta see kaamel, Allah tasub minu hea teo. Makafoo võttis kaameli ja läks kaameliga kodu poole. Makafoo jõudis kaameliga koju ja ütles vanale naisele: Jerimaa andis mulle väga hea kaameli. Kas sa saad selle kaameli eest hoolitseda, nii et ta ära ei jookseks ja teda lõhki ei rebitaks? Vana naine ütles: ma teen seda. Kaamel on siin, kui sa koju jõuad. Allah on mulle tunnistajaks. Makafoo andis kaameli vanale naisele.
Vana naine viis kaameli kõrvale ja sidus ta kinni. Pime läks uuesti välja. Kui pime oli ära läinud, sidus vanaeid kaameli lahti ja viis ta jõe äärde jooma. Siis andis vanaeid kaamelile mürki, et ta ära sureks, aga kaamel ei surnud. Vanaeid andis kaamelile veel mürki, aga kaamel ei tahtnud surra. Vanaeid võttis suure koguse mürki ja surus kaamelile kurku. Kaamel ei surnud, aga heitis maha ja kaebles. Kui kaamel oli maha heitnud, ütles vanaeid: tulge, pimeda kaamel on suremas. Tulge ja torgake teda oma piikidega, et ta ei peaks nii palju kannatama. Mehed tulid. Mehed nägid, et pimeda kaamel oli väga haige. Mehed tapsid kaameli oma piikidega. Siis kinnitasid nad kaameli jalgade külge rihmad ja vedasid ta linna. Nad jõudsid vanaeide maja juurde. Vanaeid ütles: jätke kaamel ukse ette. Allah tasub teile teie teene eest. Mis te pimedale olete teinud? Õhtul tuli Makafoo uuesti vana naise juurde. Pime komistas surnud kaameli jalgade otsa. Pime ütles: Kai, vana naine, sa laod oma ukse ette küttepuid, kui sinu juures elab pime. Pime, kas ta siis peab kukkuma ja jala murdma? Vana naine vastas: oled sa kunagi näinud küttepuul jalgu ja pead? Pime ütles: mis mõttes? Vana naine ütles: puuduta, sa näed, see puu on sinu kaamel. Kaamel on surnud. Sulle anti haavatud kaamel. Sõjas sai ta küljest haavata. Pime kompas kaamelit. Pime lasi pea norgu. Pime ütles: Allah aitab mind ja mu kaamelit. Järgmisel päeval tõusis pime vara. Ta ütles vanale naisele: ma lähen nüüd kohe välja ja püüan midagi teenida. Vana naine ütles: tee nii, mu Makafoo. Pimedale annab igaüks meelsasti. Mine ja sulle antakse külluses. Pime läks välja, pime läks läbi linna, pime jõudis kuninga majani. Sellel päeval toimus suur salla. Kõik rikkad ja tähtsad olid tulnud kuninga juurde talle au avaldama. Kuningas andis kõigile süüa. Kuningas andis ühele rõivad, teisele hobuse, kolmandale kariloomi. Makafoo oli istet võtnud sissekäigu juurde. Kuningas ütles: kutsuge pime. Pime toodi kuninga ette. Kuningas ütles: täna on suur salla. Ma tahan sellele pimedale teha suure kingituse. Tooge üks tütarlaps. Tooge üks minu ilusatest tütarlastest. Teenrid läksid välja ja tõid kuninga ette ühe tütarlapse. Kuningas vaatas tütarlast. Kuningas ütles: jah, just seda ma tahtsin. Ma annan selle ilusa tütarlapse pimedale. Mu pime, võta see tütarlaps ja saagu ta su naiseks. Allah tasub mulle mu hea teo. Makafoo võttis tütarlapse ja läks temaga kodu poole. Makafoo jõudis tütarlapsega koju ja ütles vanale naisele: vaata seda tütarlast. See on ilus tütarlaps. Täna on suur salla. Kuningas andis ta mulle, et ma ta naiseks võtaksin. Kas sa saad selle tütarlapse eest hoolitseda? Vana naine ütles: mu Makafoo, ma hoolitsen selle tütarlapse eest, nagu sa soovid. Sa näed teda, kui sa koju jõuad. Allah on mulle tunnistajaks. Pime ütles: kanna hoolt, et ükski loom teda kätte ei saaks. Kanna hoolt, et ükski mees teda kätte ei saaks. Kanna hoolt, et ma teda ei kaotaks. Vana naine ütles: ei saa teda kätte ükski loom, kui sa mind loomaks ei pea.
Ei saa teda kätte ükski mees, kui ma ise teda mõnele ei anna. Kui sa ta kaotaksid, oleksin ma hullem kui kurat, Pime ütles. Keegi ei usu, et sa oled hullem või vägevam kui kurat. Võta see tütarlaps. Pime läks uuesti välja. Kui Pime oli ära läinud, ütles vanaeit tütarlapsele. Sa oled väga ilus tütarlaps. Ma lubasin Makafoole sinu eest hoolitseda. Tahad sa täna abielluda? Tütarlaps ütles. Kuningas käskis mul täna abielluda. Ma tahan täna abielluda. Vanaeit ütles. Oota siis veidi siin. Vanaeit pani tütarlapse luku taha. Vanaeit jooksis noormehe juurde, kellel oli palju raha, kes kandis alati ilusaid riideid ja kes magas alati ilusate tüdrukutega. Noormehe maja lõhnas hästi, sest sinna kallati palju vuardiid, lõhnaõli. See oli kärarikas, sest palju noori oli sinna kokku tulnud. Vanaeit jooksis selle noormehe juurde. Vanaeit ütles noormehele. On sul veel veidi järel sellest, mis su isa sulle jättis? Noormees ütles. Millist tüdrukut tahad sa mulle tuua? Ma tunnen kõiki karuaasid, libusid tänaval. Ma ei taha enam karuaasid. Vanaeit ütles. Mul on üks teine tütarlaps. See ei ole karuaa. See on tütarlaps, kes on enam väärt kui kõik linnatüdrukud. Noormees ütles. Mis tüdruk see on? Vanaeit ütles. See on tütarlaps, kes pole veel kunagi mehega olnud. Noormees vastas. Mul on veel veidi järel sellest, mis mu isa mulle jättis. Vanaeit ütles. Kuningas isiklikult kinkis selle tütarlapse ühele mehele kui kõige ilusama, sest täna on suur salla. Aga sel mehel pole vaja seda tütarlast saada. Noormees ütles. Ma laenan raha oma sõpradelt. Ma annan sulle 500 000 kauriid. Vanaeit ütles. Kas see raha saab varsti kokku? Noormees ütles. Ma saadan sinu juurde teenrid raha tooma. Vanaeit ütles. Väga hea. Vanaeit jõudis koju. Vanaeit tegi ukse lukust lahti. Vanaeit istus voodile tütarlapse kõrvale. Vanaeit ütles tütarlapsele. Oled sa vaadanud meest, kellega sa täna pead abielluma? Tütarlaps ütles. Ma nägin Makafood. Vana naine ütles. Ma tunnen ühte suurt ja ilusat noormeest. Tema käed on õrnad. Tema nägu on just kui mõne süüa araabia naise nägu. See noormees on rikas. Tema majast lõhnab terve linnajagu, nii palju valatakse sinna vuardiid. Tema teenijad söövad iga päev head liha ja ta jagab naisi oma orjadele. Kõik linna naised ihaldavad seda noormeest ja karuaad maksavad palju raha, et neid tema juurde toodaks. Aga noormees on kõigest sellest tüdinud. Noormees küsis minult, kas ma ei tea mõnda ilusat tütarlast, kes võiks saada tema naiseks. Tütarlaps ütles, kas see noormees elab siin linnas? Vanaeit ütles, jah, noormees elab siin linnas. Aga ütle mulle, mu ilus tütarlaps, kas sa tead, et su Makafool ei ole midagi ja et ta iga päev väljub, lootes, et inimesed talle midagi annavad? Tütarlaps ütles, jah, ma tean seda. Vanaeit ütles, siis tead sa ka, et sa pead teda juhtima. Sa tead, et sa pead kandma vanu kleite, sest ta on vaene. Tütarlaps ütles, jah, ma tean seda. Vanaeit ütles, sa nägid Makafood. Sa tead, et tema riided on vanad ja räbalad. Sa tead, et tema jalgadel, säärtel ja õlgadel on armid, sest ta on tänaval kukkunud kivide otsa ja löönud end ära puude ja seinte vastu. Tütarlaps ütles, ma tean seda. Vanaeit ütles,
kui sa ühel päeval kannad ilusat kleiti, siis ei näe ta seda. Kui sul on kena soeng, siis ei näe ta seda. Kui sa oma hambad hoolikalt lihvid, siis ei näe ta seda. Kui sa võiad oma silmad antimooniga, siis ei näe ta seda. Kui sa värvid oma lauba katambriiga, siis ei näe ta seda. Kui sa naeratad, siis ei näe ta seda. Ta isegi ei kuule sind, sest kogu aeg peab ta mõtlema toidusele, mida inimesed teile annetavad, talle ja sulle. Kui sa nutad, lööb ta sind ja ütleb sulle, kuidas sina saad nutta, sina, kes sa näed. Mina olen vaene ja pime ja mina ei nuta. Ja kui sa tood ilmale lapsi, läheb ta ära öeldes, kuidas veel rohkem süüa leida. Ja ta saadab su lapsed tänavale, et nad tema jaoks kerjaksid. Tead sa seda? Tütarlaps viskus maha, ta nuttis ja kisendas. Mu vana ema, ma palun sind, ma palun sind, ma palun sind, vii mind ruttu ära. Vii mind ruttu selle noormehe juurde. Vanait ütles, oota veidi. Vanait väljus ja tõi katambiriid ja värvis sellega tütarlapse lauba. Ta tõi antimoni ja võidis sellega tema silmi. Ta tõi kleidi ja pani selle tütarlapsele selga. Ta tõi salli ja ehtis sellega ilusa tütarlapse juuksed. Noormees jooksis läbi terve linna. Ta palus oma sõpradelt, laenake mulle mõned 1000 kauriid. Minu juurde tuleb uus tütarlaps. Sõbrad laenasidki 5000 kauriid, mõned isegi 10 000. Noormees kogus kõik raha kokku. Noormees lisas sellele ka raha, mille tema isa oli talle jätnud. Tal jäi ikka veel puudu. Noormees kutsus enda juurde mõned orjad. Noormees müüs ühe orja maha. Noormees saatis raha vanaidele ja ta saatis ka 4 kleiti ja 2 pärlkaelakeed. Vanaid võttis raha vastu ja peitis raha ära. Vanaid võttis kleidid ja pärlid. Vanaid võttis ühe kleidi ja ühe kaelakee ja andis need tütarlapsele. Vanaid ütles, need saadab sulle noormees. Ehi end nendega, siis oled sa ilus. Läheme ruttu noormehe juurde, enne kui Makafoo koju jõuab. Vanait juhatas ilusa tütarlapse ilusa noormehe juurde. Ilus noormees võttis ilusa tütarlapse vastu. Noormees ütles oma teenritele, visake see vana naine tänavale. Vanait ütles, kord sa veel tuletad mind meelde. Õhtul tuli Makafoo tagasi vana naise juurde. Makafoo oli saanud ühe kleidi ja söögipoolist. Makafoo läks oma tuppa. Makafoo ütles, mu tüdruk, kus sa oled? Makafoo ütles, mu tüdruk, sa häbened. Sa ei pea midagi ütlema. Ma leian su üles, ehkki ma olen pime. Makafoo läks voodi poole. Makafoo kobas voodit. Makafoo ütles, mu tüdruk, sa ei ole voodil. Mu tüdruk, sa häbened. Sa oled veel tütarlaps. Ma leian su üles, ehkki ma olen pime. Makafoo istus voodile. Makafoo ütles, mu tüdruk, ma olen pime. Mu tüdruk, ma olen vaene, aga Allah õnnistab pimedaid, kui nad ei ole kurjad. Ma olen pime, aga kunagi pole ma kedagi petnud. Ma olen Makafoo, aga kunagi pole ma olnud monafiki, meelitaja. Ma ei ole kuri, sellepärast on Allah minu eest alati hoolitsenud. Sa abiellud minuga, aga sa ei lähe tänavale, nii ei näe sind riivatud ja sa ei seltsi libudega. Sinust saab minu naine suure sallapäeval, seepärast hoolitseb Allah sinu
ja minu eest. Mu tüdruk, ära häbene, mu tüdruk, tule minu juurde. Mu tüdruk, kus sa oled? Mu tüdruk, miks sa ei tule? Mu tüdruk, ma olen pime. Minuga ei ole nagu teistega, kes abielluvad. Mu tüdruk, tule minu juurde. Sa tahad, et ma su üles leian. Ma tulen, mu tüdruk. Pime tõusis püsti ja läks toa ühte nurka. Pime käis mööda seina äärt. Pime kobas seina läbi. Pime läks toa teise nurka. Pime kobas teise seina läbi. Makafoo kobas läbi kõik seinad ja ei leidnud tütarlast. Makafoo istus voodile. Makafoo ütles, mu tüdruk on välja läinud. Makafoo tõusis püsti. Makafoo läks hoovi. Hoovis elasid inimesed. Makafoo ütles neile, täna hommikul tulin ma siia ühe tütarlapsega. Kuningas annetas mulle selle tütarlapse. Ma tõin tütarlapse siia ja läksin uuesti välja, et leida pruutkleit oma tütarlapsele. Ma jõudsin pruutkleidiga siia. Ma ei leidnud enam tütarlast. Oskate te mulle öelda, kus tütarlaps on? Mõned läksid kohe ära öeldes, sellest ei tea me midagi. Teised ütlesid, tütarlaps on ära läinud. Kolmandad ütlesid, tütarlaps on ära varastatud. Neljandad ütlesid, sõlmiti tehing. Üks vanake ütles, pimedat on lihtne petta. Üks poisike ütles, tütarlapsele pandi selga ilus kleit, ta oli väga ilus. Makafoo ütles, kas keegi teist saaks mulle anda ühe tugeva kaika? Vanake ütles, siin on sulle kaegas, aga hoia end Alkadii kohtuniku eest. See kaigas on vist kõvemast puust kui mõne vana naise luud. Pime ütles, see on hea. Pime võttis kaika. Makafoo läks ära öeldes, nüüd jääme kahekesi. Vanake ütles, mu Makafoo, mõtle Alkadiile. Pime ütles, see asi ei puutu Alkadiisse, see asi puutub Allahisse. Pime läks vana naise juurde. Pime astus vana naise majja sisse. Vana naine ütles, mu Makafoo, sa jäid kauaks ära. Pime ütles, kus on mu tütarlaps? Kus on mu ilus tütarlaps? Vana naine ütles, see tütarlaps, see ei olnudki mingi tütarlaps, see oli Karuaa. Pime tõmbas enda tagant ukse kinni ja ütles, kus on mu tütarlaps? Kus on mu ilus tütarlaps? Vana naine kisendas, see oli halb tüdruk, see oli väga halb tüdruk. Tal oli faka, armuke. Faka tuli, kui sa olid lahkunud. Tütarlaps tahtis fakaga magada sinu oma toas. Pime astus sammu vana naise poole ja ütles, kus on mu tütarlaps? Kus on mu ilus tütarlaps? Vana naine kisendas, see halb tüdruk. Kuidas võisin ma teda pärast seda oma majas hoida? Tema faka tuli, tema faka peksis mind, nad läksid ära. Pime tõstis kaika ja ütles, mu tütarlaps. Kus on mu ilus tütarlaps? Vana naine viskus maha ja kisendas. See halb tüdruk, ta solvas mind. Ta võttis mult minu viimased mündid. Ma ei saanud teda tagasi hoida. Pime tahtis vana naist lüüa. Hirmust roojas vana naine põrandale. Pime ei löönud teda.
Pime ütles, on parem, kui ma sind praegu ei puutu. Sa ütlesid, ei saa teda kätte ükski loom, kui sa mind loomaks ei pea. Kai, sa oled loom. Sa ütlesid, ei saa teda kätte ükski mees, kui ma teda ise ei anna. Sa andsid tütarlapse teisele mehele. Sa ütlesid, kui ma ta kaotaksin, oleksin hullem kui kurat. Sa oled hullem kui kurat. Allah saab näha, et sa oled vägevam kui kurat. Oma vanaduse tigeduses alustasid sa kanavargusest ja nüüd sa lõpetad, tappes suure hulga mehi, juhul kui Allah ise sinu teed ei tõkesta. Oota, ma lähen vaatan, kas Allah on valinud minu, et sinu teed tõkestada. Pime läks välja. Makafoo läks välja. Ta lukustas enda taga ukse. Vana naine jäi majja kisendama. Pime läks kuninga juurde. Pime ütles kuningale, mu kuningas, laena mulle 10 tugevat meest. Kuningas küsis, miks on sul vaja 10 tugevat meest? Tahad sa panna oma majale uut katust? Pime vastas, ei. Ma ei taha oma majale panna uut katust. Asi ei ole minu asjades. See on Allahi asi. Allah on minu kätte andnud vana naise, kes on hullem kui kurat. Kuningas ütles, kui nii, siis võta need 10 tugevat meest. Pime lahkus koos 10 tugeva mehega. Pime läks lihunike ülema Serki Fovaa juurde. Pime ütles, laena mulle 10 kirit, loomanahast rihma, millega härjad seotakse enne veristamist. Lihunike ülem ütles, miks on sul vaja 10 kirit? Tahad sa lõvile püünist teha? Pime ütles, ei, ma ei taha lõvile püünist teha. Asi ei ole minu asjades. See on Allahi asi. Allah on minu kätte andnud vana naise, kes on hullem kui kurat. Kuningas andis mulle 10 tugevat meest. Lihunike ülem ütles, kui nii, siis võta need 10 kirit. Pime läks 10 tugeva mehe ja 10 kiriga vana naise juurde. Pime tegi ukse lahti. Pime ütles 10 tugevale mehele, siduge selle eide liikmed nende nahast rihmadega. Lööge teda, tõugake teda, tõmmake ta siia, lükake ta sinna, venitage teda, veeretage teda, pitsitage teda, kohelge teda karmilt. 10 tugevat meest sidusid vana naise liikmed ja pea ja kaela ja keha, nad lõid teda ja tõukasid teda, nad tõmbasid ta siia, nad lükkasid ta sinna, nad venitasid teda ja nad veeretasid teda, nad pitsitasid teda ja kohtlesid teda karmilt. Vanaid oigas ja aulus. Vanaid sülitas verd ja roojas ja oksendas sappi enda sülle. Pime ütles, nüüd me saame näha, kas kogu tigedus on vanaidest välja läinud selle haisuga. Aga Allah tahab, et ta lõpuks maksaks ära oma võla. 10 tugevat meest lasid vana naise lahti. 10 tugevat meest läksid ära, kaasas nahkrihmad. Pime süütas vana naise majast tule. Ta viskas tulle pipart. Siis ta väljus ja sulges enda järel ukse. Tulest tõusis paksu suitsu, mis täitis terve toa. Õuduses jooksis vanaid ühest nurgast teise. Suits täitis kogu maja. Alguses vanaid kisendas, aga suits tungis talle kurku. Vanaid kukkus. Siis avas Pime ukse, ta ütles, Allah ei taha sinu surma. Suits pääses majast välja, vanaid tõusis püsti. Pime kutsus ühe kudjamii, habemeajaja, ja laskis vanaide pea paljaks pügada. Aga Pime ei lubanud habemeajajal vett kasutada. Siis võttis Pime ühe tugeva raudrõnga vibude painutamiseks maka
ja asetas selle vanaeidele pähe. Ta ütles vanaeidele, see siin on sinu Useka, kanderõngas. Nüüd annan ma sulle kandami. Pime andis vanaeidele raske kivi. Vanaeid pidi seda kandma raudrõngal oma peas. Pime ütles, nüüd kõnni maa peal niiviisi ringi ja kauple. Vanaeid pidi kõndima. Pime tõukas teda tagant. Tervelt 7 kuud pidi vanaeid oma pea peal kandma raudrõngal kivi. Siis ütles Pime, nüüd viska ära see kivi ja raudrõngas. Sa käisid läbi terve tee varastatud kanast varastatud tütarlapseni. Pärast seda asetas Allah sinu teele selle kivi. Meie arved on klaaritud. Sa jääd must maha. Mina jätkan oma teed ja sina jätkad enda oma. Makafoo läks ära. Vanaeit viskas kivi ja raudrõnga ära. Vanaeit ütles, tõesti, see Pime on rumal. Ma ruttan kohe koju ja vaatan, kas mu raha on veel alles. Vanaeit läks jälle linna peale. Vanaeit läks turule ja müüs turul tõuduvaasid, ubasid. Turule tuli Iblis. Kurat otsis vananaise üles ja ütles talle, see Makafoo lugu läks sul ikka kole kehvasti. Vanaeit ütles, Kai, ära naera minu üle. Sa oled vägev, aga mina olen sinust vägevam. Kurat ütles, kuidas, kas sa tunned mind, vananaine matas suust? Vananaine ütles, miks ma siis sind ei tunne, sa oled kurat. Aga ole sa pealegi kurat. Kas su ihuliikmed, pea, kael ja keha on olnud seotud 10 nahkrihmaga? On 10 meest sind kunagi löönud ja tõuganud, tõmmanud siia ja lükanud sinna, venitanud ja veeretanud, pitsitanud ja karmilt kohelnud? On sind kunagi kinni pandud suitsu ja pipartäis tuppa nii kauaks, et suits tungib su kurku ja sa kukud? Oled sa kunagi 7 kuud kandnud paljaks pügatud pea peal raudrõngal rasket kivi? Kai, kurat, kas sina oled kõike seda kogenud? Kurat ütles, kui eelnev unustada, milliseid suuri asju oled sa veel korda saatnud? Vanaeit ütles, milliseid suuri asju olen ma veel korda saatnud, kui eelnev unustada? Kõike ma ei mäleta, aga mõned asjad tulevad mul meelde. Ma lahutasin ja ajasin riidu üle 11 000 abieluinimese. Ma viisin lahku ja ajasin riidu 2000 inimest, kes armastasid teineteist kirglikult, nii et neil ei tulnud enam mõttessegi teineteist näha, teineteisega abielluda või lapsi saada. Kurat ütles, näe, see on tõesti hea, mu vana naine. Näe, see on tõesti hea, aga sellega sa mind veel üle ei trompa. Ma näitan sulle siin ja praegu asja, mida sulle ei õnnestuks järgi teha. Vanaeit ütles, sina oled kurat ja sa oled tõesti vägev. Ma tean seda. Kindlasti saadad sa korda midagi suurt, ma tean seda. Aga ma ei tea, kas mul ei õnnestuks seda järgi teha või üle trumbata, sest sina pole kunagi olnud seotud 10 nahkrihmaga. Sina pole kunagi istunud piprases suitsus. Sina pole kunagi kandnud oma paljaks pügatud peal raudrõngast, millele on asetatud raske kivi. Saame näha, mida sa korda saadad. Millest sa räägid? Vanaid korjas oma korvid kokku ja läks turult ära, koju.
kurat käis turu peal ringi. Kurat kükitas, et kuulda, mida räägivad omavahel pähklimüüjad. Kurat kükitas, et kuulda, mida räägivad rätsepad. Iblis läks nahakaupmeeste juurde ja istus maha, et kuulda, mida nad räägivad. Iblis kuulis, mida omavahel rääkis linnarahvas ja mida jutustasid magussauad, paganad, kes olid koos oma naistega kaugelt tulnud turule, et müüa puitu, lambaid ja tõuduvaasid. Iblis kuulas neid kõiki. Mõned rääkisid teistest halba, mõned rääkisid vahel harva teistest isegi head, aga kõik rääkisid üksteise kohta pigem halba ja iga halva sõna, mida nad laususid, pani Iblis kõrva taha. Iblis läks ühe perekonna juurde. Iblis ütles, sina ostsid seda siin selle kaupmehe käest. Ma kuulsin, et ta ütles, et ta oli sind petnud. Iblis läks teise perekonna juurde ja ütles, see pettis toda tuleb aidata. Iblis läks kolmanda perekonna juurde ja ütles, need seal räägivad, et üks pettis teist. Aga kui nad seda räägivad, siis teadke, et öösel, kui üks teie naistest neile süüa viis, võtsid nad ta kinni ja vägistasid ta ära. Iblis läks veel ühe perekonna juurde ja ütles, neid siin tuleb aidata. Need seal on halvad inimesed, nad räägivad teistest halba, sest nad on ise halvategijad. Iblis otsis üles ühe aukandja, kes saatis teele ja võttis vastu suuri kaubakaravane. Ta ütles sellele mehele, sinust räägitakse, et sa oled monafiki, et sa ässitad inimesi üksteise vastu üles, kui sa nende pealt küllalt suurt kasu ei saa lõigata. See mees oli tõesti üks monafiki, kes oskas inimesi laostada ja sundida neid kogu oma vara pandiks andma, ilma et neil oleks lootustki seda kunagi tagasi saada. Kui monafiki kuulis Iblise sõnu, haaras ta tokkoli, mõõga. Monafiki jooksis inimeste juurde, kes temast halba olid rääkinud. Monafiki karjus, kes teist julges mind monafikiiks pidada? Seal oli üks mees, kes juba ammu oli kõik oma vara monafikiile pandiks andnud ja kellel ei olnud enam midagi kaotada. Mees karjus, sina oled monafiki, nii see on, sina oled monafiki, seda kordan ma terve maailma ees, terve maailm peab seda kuulma. Monafiki lõi meest oma mõõgaga. Rikas monafiki tappis vaese mehe. Mispeale mõned karjusid. Kõigepealt võtsid need inimesed meilt kogu meie raha, aga näe, nüüd võtavad nad juba meie elugi. Mõned lõid rikast monafikiid. Kohale jooksid monafiki alamad. Rikas monafiki kukkus surnult maha. Mõned karjusid rõõmust, teised karjusid, teie pole ju rohkem väärt. Teised karjusid, need siin petsid neid seal. Teised karjusid, ei, need seal vägistasid naise, kes on nende oma siin. Kõik karjusid, kõik tagusid, kõik peksid, kõiki peksti. Igaüks haaras selle järgi, mis tal käeulatuses oli ja lõi sellega teist. Lõpuks oli surnud 1200 inimest. Siis jõudsid kohale kuningad ogaarid ja ajasid rahva turult laiali. Kurat läks vana naise juurde ja ütles, tule minuga, ma näitan sulle, mis ma ühe päevaga võin korda saata. Vana naine järgnes kuradile. Kurat tõi vana naise turule. Turul oli laiali paisatud korve ja rõivaid, koolapähkleid ja oakooke, kingi ja jahust palle, lõngakerasid ja röstliha.
siin ja seal lamasid surnud. ainult togaarid käisid kaupade vahel ja laibad vedelesid läbisegamini verisel maal. kurat ütles vanaeidele, näe, mis ma 1 päevaga ära tegin. Vanaeit ütles, aga siin ma näen kõigest 1200 surnut ja puruks pekstud turgu. kurat ütles, jah, siin on 1200 surnut ja segi pekstud turg. ma tegin seda 1 päevaga. Vanaeit pööras talle põlgusega selja ja ütles, on see kõik? kas sellega tahad sa mulle näidata, et sa teed rohkem ära kui mina? mine, mu kurat, mine edasi oma teed. tule tagasi homme õhtul. siis näitan ma sulle, mida võib korda saata vana naine. järgmisel päeval läks vanaeit välja, ostis 100 ilusat koolapähklit. ta ostis 1 kannu vuardiid, lõhnaõli. ta ostis näputäie Truar Jubidaad, eritist, mida eritab üks kollase hallikirju, mustatäpiline, tribulise sabaga väike lihatoiduline loom. vanaeit võttis 50 koolapähklit, Truar Jubidaa ja sammus kuninga maja poole. veidi aega tagasi oli Serki kosinud 1 noore naise. Serki ei olnud enam noor, aga ta oli suur kuningas. noor naine, kelle ta oli kosinud, oli väga ilus. kõik linna inimesed rääkisid sellest ja kuningas armastas teda nõnda, et ta andis talle eelised kõigi oma ülejäänud naiste ees ja et ta tegi tema oma esimese naise vääriliseks. vanaeit otsis üles kuninga noore naise. vanaeit heitis end kuninga noore naise jalge ette. vanaeit vaatas kuninga noort naist. vanaeit ütles, nüüd, kui ma olen sind näinud, nüüd ma mõistan selle sõnu, keda ma seniajani pidasin hulluks. kuninga noor naine ütles, mis minuga siis on? vanaeit vaatas teraselt kuninga noort naist. vanaeit ütles, sa oled väga ilus. sa ületad oma iluga kõik naised. nüüd, kui ma olen sind näinud, ma mõistan selle sõnu, keda ma seniajani pidasin hulluks. kuninga noorim naine ütles, Kai, vana naine, selliseid asju siin ei räägita. ma kingin sulle salli. räägi mulle ruttu linna uudiseid ja siis mine. sa oled kuninga majas. vanaeit vaatas kuninga noort naist. vanaeit ütles, jah, seda ütles mulle temagi. sa lähed 1 vanakese majja, kuninga majja. ta ütles, sa näed kuninga noort naist, kes ületab oma iluga kõik naised. nüüd, kui ma olen sind näinud, nüüd ma mõistan selle sõnu, keda ma seniajani pidasin hulluks. kuninga noor naine ütles, ruttu, räägi mulle midagi uut. vana naine pani maha 50 koolapähklit ja Truar Jubidaa ning ütles, mida muud võiks ta sulle saata, kui mitte seda tühisust? sul on kõik ja kui ta saadaks sulle kuldsõrmuseid, märkaks seda kuningas. kuninga noor naine ütles, kes mulle selle saadab? kuidas võib keegi minu majja selliseid asju saata? vanaeit ütles, linnas on vaid üks mees, kes võib seda teha. mitte ükski teine mees ei saadaks koolapähkleid kuninga majja, kuhu see vana kuningas on sind kinni pannud. kuninga noor naine ütles, kes sind siia saadab? vanaeit ütles, see võib olla vaid see, keda vaenlased kardavad rohkem kui 10 000 ratsanikku. kuninga noor naine ütles, kes sind siia saadab? vanaeit ütles, see, kes mind siia saadab, on Džerimaa poeg.
Kuninga noor naine võttis koolapähklid vastu. Kuninga noor naine ütles, kas Jerimaa poeg ei tunne sugugi hirmu seda kõike saates kuninga lemmiknaisele? Vanaeit ütles, see Jerimaa poeg ei tunne sugugi hirmu, kui 100 lõvi teda ründavad. See Jerimaa poeg ei tunne sugugi hirmu, kui 100 elevanti tema poole tormavad. Kuidas saaks ta hirmu tunda ühe vanakese ees? Kuninga noor naine ütles, millele Jerimaa poeg mõtleb? Vanaeit ütles, Jerimaa poeg ei mõtle enam salamile, turniirile. Jerimaa poeg ei mõtle enam oma emale ega isale. Jerimaa poeg mõtleb vaid sinule. Kuninga noor naine võttis koolapähklid vastu. Kuninga noor naine võttis truaar jubida vastu. Kuninga noor naine ütles, kui minu valged hambad hammustavad neist punastest kooladest, mõtlen minagi Jerimaa pojale. Vanaeit ütles, mõtle temale, kui sa kuuled, et ta uuesti sõtta läheb. Mõtle temale, kui sa kuuled, et ta on sõjas surma saanud. Kuninga noor naine ütles, kas Jerimaa poeg läheb siis sõtta? Vanaeit ütles, Jerimaa poeg ei taha enam elada. Ta mõtleb ainult sinule. Homme läheb ta sõtta. Ta ei taha enam tagasi tulla. Kuninga noor naine ütles, ta ei taha enam tagasi tulla. Vanaeit ütles, ei, Jerimaa poeg ei taha enam tagasi tulla sellesse linna, kus sina oled kinni pandud vana kuninga majja. Jerimaa poeg tahab surra. Kuninga noor naine ütles, ta tahab end sõjas tappa lasta. Kuninga noor naine nuttis. Kuninga noor naine ütles, ütle mulle, vana naine, kas sa saaksid veel täna Jerimaa poega näha? Vana naine ütles, siin ongi keerukus. Jerimaa poeg küsis mult, kuidas saaksin ma veel enne sõtta minemist kuninga noort naist näha? Siin ongi keerukus. Kuninga noor naine ütles, vana naine, Jerimaa poeg ei tohi end sõjas tappa lasta. Vana naine, ma tahan täna Jerimaa poega näha. Vana naine, kui ma kuningalt midagi palun, lubab ta seda mulle. Ütle mulle, kuidas saaks ma täna Jerimaa poega näha? Vanaeit ütles, kuninga ilus noor naine, mine kuninga juurde ja ütle talle, ma sain teada, et mu ema on haige, luba mul tema juurde sõita. Ma jõuan tagasi enne ööd. Kui kuningas sind lubab, tule ruttu minu juurde, väikesesse majja linnamüüri ääres. Noor naine ütles, ma teen seda. Ma lähen kohe kuninga juurde ja siis tulen sinu juurde, väikesesse majja linnamüüri ääres. Vana naine ütles, tule minu juurde. Ma otsin üles Jerimaa poja, et talle öelda, et sa tuled minu juurde. Kuninga noor naine andis vanale naisele ühe salli ja ühe kleidi. Vana naine läks ära. Kuninga noor naine võttis koolad. Ta võttis ühe lina ja pani sellele 4 koolat. Noor naine ütles, Jerimaa poeg on noor ja ilus. Noor naine võttis veel 4 koolat, pani need linale ja ütles, Jerimaa noor poeg on julge. Noor naine võttis veel 4 koolat, pani need linale ja ütles, kuningas on vana. Noor naine võttis veel 4 koolat, pani need linale ja ütles, Jerimaa poeg ütles, et ma olen kõige ilusam naine linnas. Noor naine võttis veel 4 koolat, pani need linale ja ütles, Jerimaa poeg ei tohi enam sõtta minna.
noor naine võttis veel 4 koolat, pani need linale ja ütles: ma palun Jerimaa poega, et ta enam sõtta ei läheks. Noor naine võttis kõik ülejäänud koolad, pani need linale ja ütles: ma lähen Jerimaa poja juurde. Ma heidan end Jerimaa poja jalge ette. Ma anun teda, ma teen end ilusaks, sest nüüd ma tean, kelle jaoks end ilusaks teha. Kuninga noor naine heitis endalt kleidi. Kuninga noor naine riietus kallitesse kangastesse. Kallite kangaste peale pani ta vana kleidi. Ta lahkus majast, kandes vana kleidi all kalleid kangaid. Ta läks kuninga majja. Ta ütles ühele orjale: mine ütle kuningale, et ma pean teda nägema. Ori ütles: ei ole õige aeg. Inimesed on tulnud kuningale austust avaldama. Noor naine ütles: Kai, ori, mine või muidu ma lähen ise ja palun kuningal sulle piitsa anda. Otsi kuningas üles ja ütle talle: sinu noor naine tahab sinuga rääkida. Sinu noor naine kardab ühte surma. Mine. Ori läks. Ori läks kuninga vastuvõttude majja. Sinna olid kogunenud kõik aukandjad. Ori heitis kuninga jalge ette. Ori ütles: kuningas, kuningas, kuningas. Kuningas ütles: mis on? Ori ütles: sinu noor naine tahab sinuga rääkida. Sinu noor naine kardab ühte surma. Kuningas tõusis. Kuningas läks välja. Tšeromma, ütles linna Kaladimaale. Kuningas jääb vanaks. Ükskõik, mis naine võib ta ümber sõrme keerata. Kaladimaa ütles: kuningas jääb vanaks. Kuningas tuli majja, kus teda ootas tema noor naine. Noor naine heitis end kuninga jalge ette. Noor naine nuttis ja ütles: särki, 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 kuningas, kuningas, kuningas. Kuningas ütles: sa nutad ja oled selga pannud vana kleidi. Kas ei ole ma sulle andnud küllalt uusi ja ilusaid kleite? Noor naine nuttis ja kisendas: kuningas, kuningas, kuningas. Kuningas kummardus ta kohale ja tõstis ta üles. Noor naine nuttis ja ütles: ma kardan ühte surma. Ma kardan ühte surma. Kuningas ütles: miks sa tahad surra? Noor naine nuttis ja ütles: ma ei sureks esimesena. Kui see seal sureb, sureb ka see siin. Kuningas ütles: mis on? Noor naine nuttis ja ütles: lase mul minna oma ema juurde. Lase mul sinna kohe minna. Ma olen saanud sõnumeid. Ma jõuaksin tagasi täna õhtul. Kuningas ütles: on su ema juba ammu haige? Noor naine nuttis ja ütles: ei. Võin ma sinna minna? Kuningas ütles: mine. Noor naine läks kiirelt välja. Noor naine läks joostes läbi linna. Noor naine läks kuni linna ääreni. Noor naine jooksis kuni väikese majani linnamüüri ääres. Noor naine astus sisse vananaise majja. Vanait ütles: miks sa tuled selles vanas ja halvas kleidis? Noor naine ütles: jäta mind, kutsu ruttu Jerimaa poeg. Vanait läks ära. Vanait läks läbi linna. Vanait ütles: jahimees on võsas söödanud rohunuti. Tuli põletab ära inimeste talud ja viljaaidad. Vanait jooksis läbi linna. Vanait jooksis Jerimaa talusse. Jerimaal oli vaid üks poeg. Jerimaa poeg tegi majas uinakut. Jerimaa orjad istusid tema voodi ees, puhastades tema mõõku, tema pistodasid ja tema piike. Vanait heitis end Jerimaa poja jalge ette. Vanait jäi tema jalge ette. Jerimaa poeg küsis: mis on?
Vanaid ütles, Jerimaa poeg ei tunne hirmu ja kisub oma lapsukese lõviküüsist. Jerimaa poeg ütles, mis lahti? Vanaid ütles, see, mida 2 kõrva kuulaksid, ei ole alati mõeldud 8. Jerimaa poeg ütles orjadele, väljuge. Orjad läksid välja. Jerimaa orjad läksid välja. Jerimaa poeg ütles, mis lahti on? Vanaid sidus oma kompsu lahti. Vanaid pani maha 50 koolapähklit. Vanaid pani maha kannu vuardiid. Vanaid ütles, selle saadab sulle üks noor naine. Jerimaa poeg ütles, mida saatis ta sind mulle ütlema? Vanaid ütles, ta ütles, sa ei tohi enam sõtta minna, sa ei tohi surra. Kui see siin sureb, sureb see seal samuti, sest see seal ei oska elada, kui see siin tagasi ei tule. Jerimaa poeg tõusis. Jerimaa poeg ütles, kes on see noor naine? Kas tema oma mehest pole talle küllalt? Vanaid ütles, noor naine vaatab alati üle müüri, kui sa sõtta lähed. Noor naine ei maga, kui sa sõjas oled. Ta elab öös, kui sa sõjas oled. Noor naine vaatab alati üle müüri, kui sa sõjast tuled. Siis elab noor naine jälle päevas. Kui sa oled sõjas, jagab noor naine kingitusi kerjustele ja pimedatele, et Allah sind linnas kinni peaks. Jerimaa poeg ütles, vana naine, ütle mulle, kes on see noor naine? Vanaid ütles, see on linna kõige ilusam, aga tema säng on lõvikeppade vahel. Vaid julge võib teda näha ja ta ära päästa. Jerimaa poeg haaras ühe mõõga ja keerutas seda. Jerimaa poeg ütles vanaidele, vana naine, ütle mulle, kes on see noor naine? Vanaid ütles, see on kuninga noor naine. Jerimaa poeg ütles, see on kuninga noor naine. Jerimaa poeg viskas mõõga käest. Jerimaa poeg ütles, kus kuninga noor ilus naine on? Vanaid ütles, kuninga noor ilus naine on minu majas. Kuninga noor ilus naine istub seal voodi veerel. Jerimaa poeg ütles, käi minu eel, näita mulle teed. Vanaid läks välja. Jerimaa poeg võttis endaga kaasa ühe oma isa teenija. Jerimaa poeg järgnes vanaidele koos oma isa teenijaga. Vanaid, Jerimaa poeg ja teenija läksid läbi linna. Nad jõudsid linnamüüri äärde. Jerimaa vahimees jäi linnamüürile. Vanaid avas oma maja ukse. Noor naine tõusis voodilt. Jerimaa poeg astus üle ukse läve. Noor naine lasi langeda oma vanal kleidil. Noor naine ilmus Jerimaa poja ette. Ta oli väga ilus. Teda ehtisid ilusad kleidid. Vanaid sulges ukse. Jerimaa poeg jäi koos kuninga ilusa noore naisega majja. Jerimaa teenija seisis väljas. Vanaide maja uks ei olnud lukus. Vanaid jooksis läbi linna. Vanaid jooksis kuninga linnaosasse. Aukandjad olid just kuningale austust avaldanud. Kuningas oli aukandjatele serveerinud hommikusi roogasid. Kuningas oli tõmbunud tagumisse saali. Kuningas oli üksi. Vanaid jooksis läbi kõik galeriid. Vanaid jooksis tuppa, kus istus kuningas. Vanaid heitis end kuninga jalge ette ja kisendas. Kuningas, kuningas, kuningas. Vanaid oigas ja kisendas. Sa tapad mu selle pärast. Kuningas ütles, miks peaksin ma su tapma? Vanaid kisendas. Sa tapaksid mind, sest teised petavad sind. Kuningas ütles, mis on lahti? Vanaid nuttis ja ütles,
olen siis mina süüdi, kui Jerimaa poeg ei austa sind, kuningas ütles. Kuidas, kas ta siis ei austa mind? Vanaeit nuttis ja ütles. Kas Jerimaa poeg ei võiks siis armatseda teiste naistega? Kas Jerimaa poeg ei võiks siis säästa vähemalt seda ilusat noort naist? On siis vaja, et Jerimaa poeg kutsuks enda juurde just selle ilusa ja noore naise, kes on sinu lemmiknaine ja kelle sa oled tõstnud samaväärseks oma esimese naisega. Kuningas ütles, vana naine, ütle mulle, kus oled sa näinud Jerimaa poega minu ilusa noore naisega? Vanaeit ütles, nad on minu majas. Kuningas kisendas, sa valetad. Vanaeit ütles, näe, minu juuksed on valged, ma ei oska valetada. Nad on minu majas, istuvad minu voodil. Kuningas ütles, ma annan sulle saatjaks ühe oma teenija, kes vaatab seda oma silmaga. Kuningas kutsus ühe teenija. Kuningas ütles teenijale, saada seda vana naist ja vaata, kas on tõsi, et Jerimaa poeg armatseb tema majas minu noore naisega. Saadik võttis pistoda. Saadik saatis vanaeite. Vanaeit juhatas kuninga saadiku läbi linna. Vanaeit juhatas kuninga saadiku oma väikesesse majja linnamüüri ääres. Jerimaa vahimees hoidus majast parajalt kaugele. Kuninga saadik oli jõudnud vanaeide maja sissekäiguni. Kuninga saadik avas maja ukse. Kuninga saadik astus tuppa. Kuninga saadik nägi Jerimaa poega. Kuninga saadik nägi kuninga noort ilusat naist. Ilus noor naine ja Jerimaa poeg ei näinud kuninga saadikut. Nemad nägid vaid teineteist. Kuninga saadik tõmbas välja oma pistoda. Kuninga saadik lõi oma pistoda Jerimaa poja selga. Verd voolas, kastes märjaks kuninga noore ilusa naise. Ilus noor naine karjus. Jerimaa poeg ütles, see siin on halb surm. Jerimaa poeg oli suremas. Vanaeit seisis väljas koos Jerimaa teenijaga. Jerimaa poeg karjus, see siin on halb surm. Jerimaa teenija kuulis seda. Jerimaa teenija jooksis majja ja tappis kuninga teenija. Siis komistas ta maas lebavale ilusa noore naise kleidile ja kukkus. Vanaeit põgenes kiiruga. Vanaeit jooksis läbi linna. Vanaeit jooksis nii kiiresti, kui ta suutis joosta. Vanaeit ütles, nüüd ajab tuul tuld inimeste aitade ja talude poole. Sellest linnast ei tohi midagi järele jääda. Vanaeit jooksis nii kiiresti, kui ta joosta suutis. Vanaeit jooksis Jerimaa majja. Vanaeit kisendas. Miks ei ole sa veel saduldanud oma hobust, Jerimaa? Jerimaa ütles, vana naine, miks peaks ma saduldama oma hobuse? Vanaeit ütles, tahad sa siis võidelda jalamehena nagu mingi lihtsõdur? Jerimaa ütles, kus on sõda? Vanaeit ütles, kui kuningas tahtis hävitada mõne võõrama linna, olid sina tema väeosa eesotsas. Nüüd, kui kuningas on lasknud tappa sinu poja, jääd sa konutama oma asemele. Jerimaa hüppas püsti. Vanaeit ütles, kas polnud see sinu ainus poeg? Jerimaa kisendas, saduldage mu hobune. Saduldage mu hobune. Vanaeit jooksis välja. Vanaeit jooksis mööda tänavaid. Vanaeit jooksis nii kiiresti, kui ta joosta suutis. Vanaeit ütles, nüüd ajab tuul tuld inimeste aitade ja eluasemete poole. Sellest linnast ei tohi midagi järele jääda. Vanaeit jooksis kuninga majja. Vanaeit kisendas kuninga galeriides. Kuningas, 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 sadulda oma hobune. Kuningas ütles, mis lahti? Vanaeit kisendas, sa olid kuningas. Sa pole enam kuningas. Jerimaa tappis sinu saadiku. Ta on ratsa. Ta kihutab läbi linna oma ratsanike saatel. Kuningas kisendas. Saduldage minu hobune. Vanaeit kisendas. Seadke kuningale haud valmis. Seadke kuningale haud valmis. Vanaeit põgenes kiiruga. Vanaeit ütles, ma heidan tulle puid ja kuivanud rohtu. Vanaeit jooksis nii kiiresti, kui ta joosta suutis. Vanaeit jooksis pelgupaika, kus redutasid kerjused ja vargad. Vanaeit kogus kerjused ja vargad kokku. Vanaeit ütles, kui suured loomad ennast vastastikku tapavad, söövad ussid nende laipu. Kerjused ja vargad ütlesid, mis on lahti? Vanaeit ütles, kuulake, kuidas põrisevad trummid. Kuulake, kuidas ratsanikud edasi tungivad.
kuningas ja Jerimaa on teineteise vastu sõda alustanud. Kõik inimesed on tänavatel. Mitte keegi ei valva majasid. Minge siia, minge sinna, süüdake majad. Varastage riided ja pärlid, kulda ja hõbedat. Kerjused ja vargad ütlesid, õigus, me läheme seda tegema. Vanaeit ütles, millised naised on teil tavaliselt? Milliseid naisi te täna võite saada? Kõik mehed on tänavatel. Lükkake pikali nende tütred ja nende naised. Nemad on rohkem väärt kui karuaad. Kerjused ja vargad jooksid linna. Kerjused ja vargad jooksid linna peale. Kõik mehed jooksid relvastatult läbi linna. Trummid põrisesid, ratsanikud kannustasid oma hobuseid. Jerimaa kogus oma mehed kokku ja tungis kuninga linnaosa poole. Kuningas kogus oma mehed kokku ja tungis Jerimaa eluaseme poole. Ratsanikud liikusid üksteise vastu. Jerimaa kisendas, sina lasid tappa minu ainsa poja. Kuningas kisendas, sinu poeg armatses minu ilusa noore naisega. Kuningas ja Jerimaa liikusid teineteisele vastu, mõõgad tõstetud. Kuningas ja Jerimaa võitlesid. Kuningas ja Jerimaa lõid teineteist. Kuningas ja Jerimaa kukkusid hobuste seljast. Kuningas ja Jerimaa surid ära. Kuninga mehed kisendasid, Jerimaa mehed kisendasid. Ühed jooksid siia, teised jooksid sinna. Ühed lõid siia, teised lõid sinna. Ühed torkasid oma piike, teised vibutasid oma sõjanuiasid. Ühed lasid nooli, teised pildusid kive. Naised jooksid majadesse peitu, et seal oma lapsi varjata. Tütarlapsed pugesid aitadesse, et end seal peita. Kerjused ja vargad süütasid ühe aida siin, teise aida seal. Naised ulgusid, lapsed ulgusid. Vargad ja kerjused tungisid majadesse. Ühed varastasid, teised lükkasid pikali. Tütarlapsed tänavatel hajusid mehed, et oma vara päästa. Kõik põles. Lapsi olid läbistanud nooled. Naisi olid hobused oma jalge alla tallanud. Põlesid majad, põlesid aidad, põlesid. Kõik põles, majad ja aidad tühjenesid. Mehed ja naised ja lapsed surid. Seinamatid praksusid tules. Naised kisendasid tänavatel. Need, kes midagi olid suutnud päästa, põgenesid linnast. Tänavatel vedelesid surnud inimesed. Taludest tõusis suitsu ja tulepööriseid. Kerjused ja vargad viisid kõik kaasa, mis nad olid leidnud. Need, kes olid veel ellu jäänud, jooksid läbi linnamüüri värava võssa. Vanaeit oli roninud linnamüürile linnavärava kohal. Vanaeit tantsis. Vanaeit laulis. Oma noorusest saadik ei ole ma enam tantsinud, oma noorusest saadik ei ole ma enam laulnud, aga täna ma olen selle linna kuninganna. Täna ma olen selle linna kuninganna ja hüään ja raisakotkas lendavad mu jalge ette ja hüüavad mind kuninganna, kuninganna, kuninganna. Nad tänavad mind selle liha eest, mis ma neile sellel tulel olen küpsetanud. Nad tänavad mind kontide eest, mis ma olen neile visanud. Kai, Makafoo, sina lasid mind siduda 10 tugeval mehel, liikmetest ja peast ja kaelast ja kehast. 10 tugevat meest lõid mind ja tõukasid mind, tõmbasid mind, lükkasid mind sinna, venitasid mind ja veeretasid mind, pitsitasid mind ja kohtlesid mind karmilt. Kai, Makafoo, sa sulgesid mind tuppa keset pipra, suitsu ja tuld, kuni suits tungis mulle kurku ja ma kukkusin. Kai, Makafoo! Sa lasid mind 7 kuud oma kuivalt paljaks pügatud pea peal kanda raudrõngale pandud rasket kivi. Kai, Makafoo! Näed nüüd seda linna, kus sa kana ja kitse ja eesli ja hobuse ja kaameli ja tütarlapse kaotasid. Kai, Makafoo! Sina õpetasidki mulle kõike seda. Vanaeit tantsis linnamüüri värava kohal. Linn oli põlenud. Inimesed lebasid surnuna maas või olid põgenenud. Vananaine tantsis ja laulis. Kai, Iblis, tule vaata, milleks vananaine võimeline on. Kai, Iblis, kas ma ei ole sind ületanud? Kurat tuligi, kurat tõusis linnamüürile, kurat vaatas linna, vaatas tuhastunud linna ja kõrbenud linlasi. Kurat nägi laipu ja põlenud maju. Linna keskel lebasid kõrvuti surnud kuningas ja surnud Jerimaa. Linnas ei olnud enam kedagi. Hüäänid tulid võsast välja.
raisakotkad tiirutasid suitsupilvede kohal. Kurat nägi kõike seda. Kurat ütles, mis see siis on? Sina, vana naine, tegid kõike seda üksnes ühe päevaga. Kui sa oled täna teinud seda, mida sa siis veel homme teed? Kurat hakkas vana naise ees hirmu tundma. Kurat hüppas linnamüürilt alla, kurat kadus maa alla. Päike loojus